tõesti pole raha inimeste motiveerimise juures oluline? Loomulikult on see rumalus. Raha on inimeste jaoks väga-väga oluline, sest arvestades seda, missuguses ühiskonnas me elame, mida rohkem meil raha on, seda mugavam elu on. Ja kust me raha teenida saame? Loomulikult tööl käies. Küll aga on hoopis teine küsimus. Kas juht peaks rahaga motiveerima kõiki oma töötajaid ühtemoodi või on tal õigus või lausa kohustus teha siin vahe sisse ja maksta keskpärastele töötajatele veidi vähem kui suurepärastele töötajatele? Ja veel kolmas küsimus on, kas need palgad, mida siis juht nendele töötajatele erinevalt võib-olla maksab, kas see peaks olema avalik informatsioon? Üldjuhul, kui kuskil hakata rääkima palkade avalikustamisest meeskonnas, on sellele päris korralik vastuseis. Loomulikult kõikidel inimestel on uudishimu, kui palju keegi teenib, kas ta teenib minust rohkem. See tekitab teatud solvumisi, ebaõiglustunnet, aga ka hirmu, sellepärast et mõni inimene, kes võib-olla ongi parema palga välja kaubelnud, võib karta, et äkki teised töötajad hakkavad kuidagi tema peale nagu halvasti vaatama, sellepärast et tema teenib nagu justkui sama töö eest natukene rohkem. Ja nüüd see justkui sama töö peakski olema tegelikult selle küsimuse nagu fookuspunkt. Sest et kas ikkagi kõik inimesed teevad täpselt sama tööd, isegi juhul, kui nende ametikirjeldus on nagu enam-vähem ühesugune. Kas inimesed on oma tööpanuselt võrdsed? Tõenäoliselt ei ole. Mis tõttu võib-olla ei peakski vaatama töökohti või ametikohti mitte läbi nii-öelda tiitlite, vaid läbi funktsioonide. Ja kui sa võtad näiteks ühe osakonna ja mõtled, okei, sellele osakonnal on selline eesmärk, selles osakonnas on 10 inimest ja igal ühel nendest 10 on oma kindel funktsioon, siis lõppkokkuvõttes ei ole tähtis, mis on selle funktsiooni täitva inimese ametitiitel, vaid küsimus on selles, kas ta täidab selle funktsiooni, kui tõhusalt ta selle täidab. Ja nüüd arvatavasti sarnaseid funktsiooni täitvad inimesed võivad neid funktsioone tegelikult täita mõni tõhusamalt ja mõni vähem tõhusamalt. Mis tähendab seda, et need inimesed, kes teevad sama asja kiiremini ära, efektiivsemalt ära, nad loovad organisatsioonile ju rohkem väärtust. Ja nüüd, kuna ta loob organisatsioonile rohkem väärtust, kas poleks nagu õigustatud, et organisatsioon ka materiaalselt väärtustab seda inimest natukene rohkem? Ja see nüüd ongi see koht, kus kohas tekib dilemma. Sest et lõppkokkuvõttes äkki see, et ta teeb mingeid asju kiiremini, äkki see on seotud kuidagi tema mingisuguste nagu loomulike tugevustega. Ja teine inimene, ta võib pingutada sama palju ja teha pikemaidki päevi, aga ta mitte kunagi ei saavuta sellist efektiivsust. Ja nüüd tekib küsimus, kes sellest vastutab? Kas see inimene, kes on tõhusam ja kiirem, kas tema on selles süüdi, et see inimene ei ole nii tõhus ja kiire, mis tõttu talle ei tohiks maksta rohkem, sest et muidu me kohtleme seda inimest ebaõiglaselt? Või oleks õigus tegelikult seda vaadatagi, et mida rohkem inimene loob väärtust, seda rohkem tegelikult on tal ka selle töö eest õigus ju teenida. Nüüd, kui hakata veel vaatama seda, et okei, siin on kodanik X, talle sama töö eest justkui maksame veidi rohkem ja temale veidi vähem, siis kas need inimesed peaksid seda mõlemat teadma? See on üks teema, mida väga hästi puudutas siin raamatus $1 Trillion Coach, ka Eric Schmidt, Google'i juht. See raamat on siis Bill Campbellist, ühest väga tunnustatud coachist, kes on paljusid suuri tehnoloogia ettevõtete juhte aastate jooksul coachinud. Ja tema väga selgelt väljendas oma seisukohta. Ta ütles, et inimeste väärtustamine organisatsioonis toimubki alati 2 tasandil. On rahaline väärtustamine ja on emotsionaalne väärtustamine. Ja rahaline väärtustamine peab olema otseselt seotud sellega, kui palju see inimene organisatsioonile väärtust loob. Mis tähendab seda, et tema sõnul peaks siis väga tõhusatele spetsialistidele maksma märkimisväärselt rohkem raha. Ja ta toob sisse sellise huvitava nüansi. Ta ütleb, et lõppkokkuvõttes see, kui sa maksad kellelegi väga palju raha, siis ühel hetkel selle inimese jaoks
see raha hulk enam ei ole see määraja, et ta saab endale mõnusamat elu lubada, vaid tegelikult see raha hulk hakkab omistama teatud emotsionaalset väärtust, sest inimene tunneb, et vau, see organisatsioon hindab mind nii palju, et ta on valmis mulle nii palju selle eest maksma. Nii et seal ei ole küsimus ainult selles, et kui palju ta teenib, vaid läbi selle, kuidas organisatsioon maksab inimesele tema teadmiste, kogemuste ja pühendumuse eest, ta näitab sellega ka tegelikult oma sellist nagu emotsionaalset valmisolekut, pühendumust sellele töötajale. Nii et see on selline nagu käsikäes, töötaja pühendub organisatsioonile, organisatsioon pühendub siis töötajale vastu. Nüüd, kui meeskonnas kõik inimesed teaksid, et meil on vaja täita vot sellised funktsioonid, selliste funktsioonide täitmine aitaks meil jõuda kiiremini nende ühiste eesmärkideni, siis teatud mõttes oleks ju võimalik ära määratleda ka, et kuidas moodi neid funktsioone siis nagu hinnata, ka rahalises mõttes. Ja kujutad ette ühte sellist nagu ideaalset olukorda, ideaalne maailm. Sul on 5 inimest, kes ütlevad, meil on selline asi vaja saavutada, siin on sellised töölõigud ja lepitakse kokku, et sellise töölõigu hind on sellise töölõigu hind on sellise töölõigu hind on selline. Ja lastakse siis nagu inimestele otsustada, okei, kes on valmis sellise funktsiooni võtma? Sest selle funktsiooni hind on vot selline, seda funktsiooni täites sa teenid nii palju. Nüüd keegi tõstab käe, aga ülejäänud 4 teab väga hästi, et sellel inimesel ei ole tegelikult eeldusi üldse selle funktsiooni täitmiseks. Mis tähendab kohe, et tegelikult inimene mõnes mõttes on juba manipulatiivse eesmärgiga. Ta tegelikult tahab valida selle funktsiooni mitte sellepärast, et ta arvab, et tema suudaks aidata kõige kiiremini selle meeskonna selle eesmärgini, vaid tegelikult ta teeb seda ainult raha pärast. Ja nüüd ülejäänud selliskond võib öelda, et kuule, wow, et see võib-olla ei ole sinu jaoks parim nagu. Et kui oleks, ega seda ei saa isiklikult, kui oleks, me hea meelega annaksime sulle selle lõigu. Aga antud juhul näiteks Maril on palju parem kogemus ja tal on palju suuremad eeldused. Mis tõttu sellise olukorras justkui nagu peaks selle rahalise komponendi kõigepealt kõrvale panema. Kõigepealt peaks lähtuma funktsioonidest ja missugune inimene suudab missugust funktsiooni täita. Ja nüüd, mida olulisema tähtsusega see funktsioon selle ühise eesmärgi saavutamiseks on, seda kõrgemini ta peabki olema ju tasustatud, sellepärast et organisatsioon saab sellest rohkem väärtust. Täpselt samal põhjusel on ju juhtide palgad kõrgemad kui spetsialistide palgad. Loomulikult on spetsialiste, kes arvab, et ei, tegelikult peaksid ikka juhid sama palju teenime, aga paratamatult juhi vastutus on ju suurem. Juht ju vastutab selle ühise tulemuse eest, mis tõttu tema funktsioon on laiem ja seetõttu peaks ka ta olema kõrgemini tasustatud. Nüüd lõppkokkuvõttes see baseerubki siis sellisele mõistele nagu läbipaistvus, sest et ühelt poolt meeskonnad väga hindavad ja tõenäoliselt kõik töötajad tahaksid, et meie meeskonnas oleks väga-väga suur läbipaistvus. Sest et mida läbipaistvam on keskkond, seda mõnusam ja mugavam on seal siis töötada. Nüüd tavapäraselt läbipaistvus on olemas inimeste tööülesannete suhtes. Me ju teame üksteise tööülesanded, me teame üksteise vastutusalasid. See on läbipaistev, kõik teavad, see ei ole mingit probleemi. Inimeste igapäevased sellised jooksvad probleemid on suhteliselt läbipaistvad, sest on meeskonna koosolek, inimesed arutavad, tõstatavad ühe teema, tõstatavad teise teema ja sellega ka ei ole nagu probleeme. Ehk siis see on läbipaistev, sest et saadakse aru, et kui me probleemid koos ära lahendame, me jõuame koos selle ühise tulemuseni. Nüüd, mis on ka läbipaistev? Tulemused on läbipaistvad. Me ju teame, kuidas keegi oma tööga päriselt hakkama saab. Olu selleks siis mingi reaalne pingerida on, see mingisugused aasta kokkuvõtted, me ju teame, tulemused on läbipaistvad ettevõttes. Ja nüüd, mis ei ole läbipaistev, on nende tulemuste saavutamise eest saadav tasu. Ja nüüd tekib küsimus, miks siis see, mida me teeme, missugust väärtust me loome ja mida meilt oodatakse, et see nagu justkui peaks olema läbipaistev ja see on kõige jaoks nagu iseenesest mõistetav ja vastuvõetav. Aga see, kui keegi oma tulemuste eest teenibki 2 korda rohkem tasu ja organisatsioon väärtustab teda, siis see ei tohiks olla läbipaistev. Ja tekib küsimus, et miks? Tõenäoliselt on seal all mingisugused hirmud. Kardetakse, et võib-olla tekib mingisugune käärimine, aga samal ajal ju info niikuinii liigub. See info on niikuinii mingil määral teada, et kes kui palju teenib, kes mis hinnaga kuskilt võib-olla üle ostati, mitte detailselt, aga info liigub. Ja nüüd, kui arvatakse, et mina teen sama palju tööd, aga tema saab selle eest rohkem tasu,
siis see tekitab nagu pingeid ja probleeme. kuigi kui sa võtaksid nagu juhi, siis juht võiks väga ratsionaalselt ära seletada, et ei, et see ei ole tegelikult päris sama töö. me ostsime selle inimese sama ametinimetust kandva töökoha peale, jah, aga tegelikult selle inimese kogemuste pagas, teadmiste pagas, oskuste pagas, võib-olla ka suhtumine on natukene nagu teistsugune ja sellepärast me oleme talle nõus rohkem maksma. Ja nüüd, mida siis Campbell ütleb? Ta ütlebki seda, et peabki maksma ebavõrdselt. Palju rohkem väärtust loovad töötajad peavad saamagi rohkem tasu ja see info peabki olema avalik, sellepärast, et siis ülejäänud inimesed näevad, kuidas oleks ka võimalik sinna suunas liikuda. Ja see on minu arust väga-väga hea point. Mis tähendab seda, et kui ma näiteks, võtame näiteks minu enda näite, oletame, et ma ei ole nagu väga hea koolitaja, ma alles alustan selle kõigega ja ma saan küsida nagu teatud summa oma võib-olla siis koolituse eest. Aga ma tean, et turul on keegi väga-väga hea, teda väärtustatakse ja tema koolitusel on tõesti super ja ma tean, et temale makstakse näiteks sellist tasu. Ja nüüd ma tean, et wow, et tegelikult turul on võimalik sellist tasu teenida. See motiveerib ja inspireerib mind ju rohkem pingutama. Ma püüan aru saada, et kuidas tema neid asju teeb, millest ta räägib, mis meetodeid ta kasutab, sest et lõppkokkuvõttes ju ta loob klientidele rohkem väärtust, kuna kliendid on nõus talle rohkem maksma. Ja miks ei võiks see olla sama ka siis näiteks töökeskkonnas, kui me teame, et siin on mingid tippspetsialistid, kes oma pakutava väärtuse eest teenivad nii palju rohkem raha, siis mina peaksin saama ka areneda, õppida, proovida, parandada ennast, et selles suunas liikuda. Ja siit tekibki see õigluse moment. Ja võib-olla esimestel sammudel ongi see keeruline, sellepärast et väga ei usuta sellesse, mis see võib nagu pingeid tekitada, aga arvatavasti see ongi teekond. Seda ei saagi niimoodi päevapealt teha. Aga nii kaua, kui toimub selline varjamine, nii kaua ka tegelikult ei ole usaldust. Ja võib-olla see ei ole nagu kõige parem analoogia, aga kujutad ette, kui abikaasad varjaksid üksteise eest oma sissetulekuid. Mees ei ütle täpselt palju ta teenib. Naine varjab oma sissetulekuid, oma kulusid. Ja siis avastad, et tal on kuidagi raha otsas iga kuu lõpus. Kuhu see raha läheb nagu? Võib-olla analoogsed arvamused tekitavad pingeid ka töökeskkonnas. Ja kui perekonnas oleks läbipaistvus, oleks ka usaldus. Ja kui meeskonnas oleks läbipaistvus, võib-olla oleks ka usaldust natukene rohkem. Nüüd, millest alustada? Tõenäoliselt tasuks alustada iseenda läbipaistvuse suurendamisega. Ehk siis võib-olla ei olegi mõtet kohe liikuda raha juurde, vaid kui usaldus on meeskonnas väike, inimesed on pigem nagu kaitses, asjadest ei räägita, turvatunne on madal, siis see on see esimene asi. Näita ennast rohkem. Näita võib-olla endaga seotud probleeme rohkem. Räägi ja juhi tähelepanu võib-olla meeskonnas mingitele probleemidele, mingitele teemadele, mida sa tunned, mis vajavad võib-olla ühist tähelepanu. Ehk siis võta fookusesse rohkem protsesside, tulemuste, töö kõrval inimesed, meeskond ja sina juhina. Hakka seda avatust looma. Kui te värbate uusi inimesi, siis võid katsetada sellist asja. Okei, meil on vaja uut inimest. Küsi inimeste arvamusi meeskonnas. Mida nad arvavad? Missugust inimest meil päriselt vaja on? Ja võib-olla veel parem, kui palju talle peaks selle eest maksma? Kui palju ta peaks maksma? See on täielik paradigma muutus, sellepärast et üldjuhul on palk kuskilt ära fikseeritud ja töötajad ei tule isegi selle peale, et mõelda nii pidi, et lõppkokkuvõttes nad ju müüvad oma aega tööandjale. Nad müüvad oma oskusi, nad müüvad oma teadmisi. Ja sellel asjal on hind. Ja nüüd, kui meil on vaja mingit inimest sellise funktsiooni peale, siis meie selle meeskonna liikmetena peaksime ju oskama hinnata, mis on selle töö hind ja väärtus. Aga loomulikult ei saa seda teha sellises seisus olevas meeskonnas, kus jätkuvalt on klatšikultuur, kus jätkuvalt on tegelikult selliseid emotsionaalseid plahvatusi, kus ei ole usaldust. Seal ei saa seda teha. Sest et seal vaadatakse asju mitte nüüd läbi selle funktsiooni ja panuse, vaid seal vaadatakse läbi sellise ebaõigluse. Oi, nüüd võtab siia uue inimese ja vaata, talle maksab rohkem ja meid vanu töötajaid ta küll nii palju ei väärtusta. Ehk siis see pööratakse täiesti pahupidi. Aga sina juhina näita just läbi selle väärtuse loomise. Ja sealt poolt saad sa
liikuma hakata. Siis väga-väga oluline samm, mida ma soovitan teha, on rääkida nendest asjadest, mida sa tegelikult töötajate juures hindad. Sest et sageli ollakse harjunud, et tähtis on ainult tulemus. See on see, mida juht hindab. Kui tulemused on paigas, numbrid on paigas, siis ma olen palga välja teeninud. Aga laienda seda vaadet. Räägi oma meeskonnale, mida sa tegelikult hindad. Jah, ma hindan tulemusi loomulikult, sest lõppkokkuvõttes me vajame tulemusi selleks, et koos midagi saavutada. Aga ma hindan ka käitumist. Ma hindan ka suhtumist. Ma hindan seda, kuidas moodi inimesed omavahel siin koostööd teevad. See on see, mida ma hindan. Ja sa pead julgema seda ka palga läbirääkimistel tõstatada, preemiate määramisel tõstatada ja tooma just fookusesse, et näete, sellele inimesele ma maksin preemiat sellepärast, et temal see. Temale kahjuks või sinule kahjuks seekord seda ei saanud sellepärast, et see oli sul puudu. Ma rääkisin aasta alguses, et ma neid asju hindan. Ja siit hakkab tekkima inimestel see isiklik vastutus, mitte see, et mul on tööleping, palk on selline ja mind ei huvita. Et nii kaua, kui mul need asjad on tehtud, nii kaua ei huvita. Ei, sa pead näitama seda, kuidas moodi sellel tema poolt loodaval väärtusel on hind. Ja kolmas mõte, selline julge samm. Meil on ju peaministri palk on näiteks avalik, kõik teavad, palju on peaministri palk. Presidendi palk on avalik. Kantslerite palgad on avalikud. Miks ei võiks olla näiteks ka sinu palk avalik? Miks nad ei võiks siis teada, palju sina näiteks teenid? Alusta ise sellest. See on sinu tööhind. Ja kui sa ei suuda ära kaitsta, argumenteerida, miks sinu palk on selline, siis ongi see koht, kus korraks ise mõelda, miks mu palk on siis selline. Ehk siis ükskõik missugust muudatust juht soovib meeskonnas läbi viia, ta peab ise olema valmis selle muudatust elama. Ja seetõttu on ju ka ütlus, kui sa tahad muuta maailma, alusta ise endast. Või kui sa tahad näha muutust, ole see muutus. Ja kui sa tunned, et tegelikult palkade avalikustamine, nendest avatumalt rääkimine suurendaks ühelt poolt nii meeskonna vaimu, võib-olla parandaks inimeste motivatsiooni, aga ka vastutust, siis tõepoolest esimese sammuna hakka iseennast avalikumalt näitama. Suur aitäh sulle vaatamast, kui sul tekkis vastuväiteid, argumente, see on väga-väga tundlik teema, kindlasti jaga neid kommentaarides, sest et see on ainult minu vaade. Teie olete praktikud, teie teate täpselt tegelikult, mis on võimalik, mis ei ole võimalik. On kindlasti mingeid asju, mille peale ma ei tulegi, mida mul oleks väga-väga vajalik ja kasulik teada. Kindlasti jaga seda kommentaarides. Kui sul tekkis mingi lisaküsimus, mida sa tahaksid, et ma siin videoblogis jagaksin ja kaasa mõtleksin, siis motivaator.ee /küsimused, saada sealt küsimus. Ja kui sa tunned, et su meeskond võib-olla vääriks ja vajaks ühte inspireerivat koolituspäeva, siis saada kindlasti päring ja võib-olla õnnestub neid koostööd teha. Aitäh sulle ja tšau!